Tere hommikust! Aeg on süüa üks hommikune banaan ja suunduda trenni. Täna on pühapäev, täna tuleb ilmselgelt selle nädala viimane trenn. Ma lähen teen kogu keha jõupäeva. Hommik on möödunud monteerides eilset videot, nüüd on kell saanud 10:30 ja tuleb toimekas päev. No nii, trenn on tehtud. Täna kuidagi oli parem energia kui eile. Ja nüüd ma panen teele Da Vinci kinkekaardid, sest et ma enne reisi ei jõudnud. Ja siis ostan midagi, mida kaasa võtta Karola juurde. Ma olen kodus, pesus käidud ja ma olen ennast päevaks valmis. Täna siis läheme Sirli ja Jannega Karolale külla. Karola on mul see sõbranna, kelle beebit ma käisin hiljuti vaatamas. Ja me ei ole kolmekesi ammu näinud, nii et nüüd me saame Karola juures kokku. I'm excited. Need on mul siis Nixi ajast sõbrannad, me töötasime kunagi kõik koos Nix Cosmetics poes. Ja kuna ma jälle väga palju magada ei saanud, siis tegelikult ma olen suht väsinud. Ja nüüd vaatab, kui kiiresti ma valmis saan, et kas ma jõuan enne minekut taskusõbrannade podcasti homse episoodi ka kokku panna või ma pean seda tegema hiljem. Aga ma mõtlesin, et ma siis jagan, et mis parfüümid ma eile Laurale maha müüsin ja miks ma vlogi lõpus mainisin seda. Üks oli YSL Libre. Ja kuidagi nagu ma arvan, et suht varsti peaaegu aasta aega nagu käsi ei tõusnud seda parfüümi kuidagi peale laskma. Et ei tundnud üldse sellest puudust, ta oli seal sahtlis, ma nagu nägin teda, aga ma ei olnud kordagi nagu, et ma tahan täna seda panna. Et ma ei tea, nagu mingi hetk see mulle väga meeldis. Ja ma endiselt nagu, kui ma tunnen seda kuskil, see lõhn mulle meeldib, aga enda peal ma kuidagi nagu väsisin sellest ära. Ja Laural on ka varem olnud juba seesama YSL Libre, tal sai hiljuti vist otsa ja siis ta ostiski mult selle ära. Ja nüüd seda teist mul on nagu raske seletada seda. Aga ma müüsin talle siis Kajali Sparkling Litchi. Ja ma ju ostsin selle tegelikult üldse mitte nagu nii ammu, vaid vlogmassi ajal detsembris, kui ma Prahas käisin, siis ma selle ostsin. Ja kuidas ma seda seletan, nagu saad aru, kui ma tunnen sealt pudelist seda lõhna, see endiselt meeldib mulle väga. Ma saan aru, miks ma selle ostsin. See on nagu nii juicy, nii siuke mahlane, tahaks selle ära süüa või juua, nagu siuke lõhn. Aga ja kui ma vist alguses ütlesin, et ta ei püsi väga hästi, siis ma ei tea, miks või kuidas ma niimoodi tundsin, sest et kui ma teda ikkagi kandsin, siis ma ikka tundsin seda nagu põhimõtteliselt terve aeg, kui see mul peal oli, nagu mingi terve päev. Ja see oli kuidagi nii overpowering mu jaoks, kuigi see peaks ju olema hea asi, kui sa tunned oma lõhna, nagu sa lasedki ju seda selleks, et seda tunda, sulle meeldib see. Aga see nagu häiris mind, et ma seda tundsin terve päev. Ja siis ma mõtlesin, et mis ma tast hoian, et minu eesmärk mu lõhnakollektsiooniga ei ole see, et see oleks võimalikult suur ja et mul oleks kõik lõhnad olemas. Ja ma tahan tegelikult ikkagi seal hoida neid parfüüme, mida ma päriselt kannan, mida peale pannes mul on nagu selline elevus või nagu rõõm. Ma ei taha nagu lihtsalt mingi, mul on see ju, ma pean siis seda kasutama, et ma ei taha seda tunnet. Ja jah, mul ei ole ka nagu vaja, et mul seisaksid lihtsalt mingisugused parfüümid. Et sellepärast ma olen valmis nagu, mitte väga kergekäeliselt, aga nagu pigem kergemakäeliselt nendest ka lahti laskma, mitte nagu 10 küünega kinni hoidma. Et nüüd mul on lihtsalt ruumi uuteks parfüümideks. Ikka selle Kajali kohta ma saan alati küsimusi ka, et kas Eestis ka kuskil saab nuusutada. Ei saa, sellepärast ma olen alati reisil nii excited, kui ma saan minna kuskile, kus neid müüakse, et ma saan neid üldse esiteks nuusutada, ma ju ega kirjelduse järgi ikkagi sa ei saa aru parfüümist enamus aega.
et oma nina on kuningas ja reisidel jah, ma siis Sephorades ja nüüd siis seal H&M Beauty's, et siis ma käin ja nuusutan neid, aga noh, muidu nagu tellida saab küll Eestisse, lihtsalt ma ei tea, ma ei ole kunagi lugenud sealt Cult Beauty lehelt näiteks, et kuidas see tagastamine on, et kui ma olen juba toote avanud, et nagu kas sinna saab niimoodi tagastada või mitte. Et ma ja noh, kuna need kaalilõhnad, okei, nad ei ole nagu kõige kallimad, aga noh, mingi mega odav nüüd ka ei ole, et siis ma nagu väga niimoodi huupi ei tahaks tellida. Eriti nagu praegu ka, kuna ma sain selle kogemuse, et ma olin nagu mega pikalt mõelnud selle Vanilla 28 peale, millest nii paljud on rääkinud, et see on nagu nii hea. Ja siis, kui ma seda nuusutasin ja see oli nii mitte midagi minu jaoks, siis see oli nagu veel kinnitust sellele, et vahet ei ole, et mega paljud inimesed võivad kiita, et see ei tähenda, et see mulle nagu sama palju meeldib kui mõnele teisele inimesele. Ja minu soovitustega ka alati ma soovitan ikkagi võimalusel ise minna nuusutama, sest et nagu isegi kui sul on sarnane lõhnamaitse kellegagi, no näiteks Anetega meil ikkagi on nagu päris sarnane maitse ja noh, Lauraga ka, aga seal on mingisugused nüansid, mida me tunnetame täiesti erinevalt. No näiteks Anetele üldse ei meeldinud see Blanche Pett, mis mulle meeldib. Ja teine mu kõige lemmikum parfüüm on see Ormonde Chain Levant. See on nagu, kui ma pean valima ühe lõhna terveks eluks praeguses hetkes, siis see oleks see. Ta on minu jaoks nagu nii clean, nii värske, nii nagu hea tujulõhn. Ja Anette ütles, et tema jaoks täitsa lambi, ta ei ostaks seda. Ehk siis meile võivad mingisugused sarnased meeldida, aga siis mingid teised meil on nagu täitsa erinev maitse. Ma tegelikult seda parfüümi kollektsiooni näitasin Vlogmasis, kahjuks ma ei mäleta millises videos, aga minu arust ma näitasin seal kõiki oma parfüüme, noh siin on paar tükki lisandunud võib-olla vahepeal. Aga ma ei tea, et ma vist seda tervet kollektsiooni nagu ei hakkaks uuesti näitama. Aga issand jumal, ma ei olnud mõnda aega kasutanud seda Leng Ling El Pasajerot ja see on nagu ka, see on kindlalt mu top 3. See tekitab minus mingisuguseid emotsioone, mida ma isegi ei oska kirjeldada, see viib mind kuskile täiesti nagu teise kohta omadega, see on nagu kirjeldamatult hea lõhn. Aga selle poole on ainuke jama see, et ta väga ei püsi. Aga see vist, kuna see lõhn on minu jaoks nii eriline ja nii hea, siis ma arvan, et vaatamata sellele, et ta ei püsi mega hästi, ma oleks valmis tegelikult seda veel ostma ikkagi. Et no lihtsalt siis võib-olla ongi see, et ta olekski see 50 milline pudel, mida sa saad kaasa võtta, ta on küll päris raske, aga noh, ikkagi ta mahub kotti. Ja siis lihtsalt vahepeal lased uuesti, aga nagu oh my god, kui hea. See on siuke lilleaed. Siin on midagi, keegi ütles natuke nagu maasikat, aga see on kuskil nagu võib-olla mingi taustal, nagu mingi maasikamoos. No, mul on reels sellest, et keda huvitab, kuidas ma siis, kus ma seal võtsin oma mõtted kokku, mul on praegu raske neid mõtteid kokku võtta, et selle kohta mul on Instagramis reels ka. Aga need on nüüd niisugused päevased lõhnad, noh see Ormonde Chain Levant ja Leng Ling. Et õhtuks tavaliselt ma valin siiski midagi muud, et 2 lemmikut õhtust lõhna, mis ka püsivad mega hästi, on siis Rabanne Fame Intense. Siin on sellist kookost, mangot, ta on natuke nagu troopiline, aga vanilli on ka. Ja siis Liquid Imaginaires Blanche Pett. Väga tugev, seda on vaja paar surtsu ja sa tunned seda oma riietel nii kaua, kuni sa need pessu paned. Ja mul on tunne, et jälle suviseks lõhnaks saab mul see Beach Walk. Et see nüüd ei ole selline magus kookos, aga ta on selline sea salt ja kookos, siuke natuke päiksekreem, noh, imehea, see mulle ka endiselt nagu nii väga meeldib, noh, näha on ka, et ma ikkagi teda kasutanud olen, et see on nagu täiega suvekas mu jaoks, kuigi ma vahepeal igatsesin nii väga seda lõhna ka talvel ja isegi rääkisin kuskil vlogis ka sellest, et ma kandsin seda ikkagi ka talvel.
ja vahepeal olen pannud trenni peale, aga ma tunnen, et trennilõhnad on mul nagu eraldi, ma ei taha lörtsida nagu neid imehäid lõhnasid. mitte, et trennis sa võid ka ju mega hästi lõhnata, nagu ma ei tea, mul on mingid omad loogikad lihtsalt. Minu trennilõhnad näiteks on siis Clean Reserve Skin. See on nüüd selline, et ma kujutan ette, et see ei pruugi paljudele meeldida. Et kuna ta on siukene muskusena, siin on natukene nagu ta on siuke unisex lõhn, et natukene nagu sellist mingit meeste lõhna midagi, aga selline fresh out the shower ja vanilli on siin, et nagu mingi magusus, aga siis mingisugune natuke maskuliinne nüanss, et seda ma olen trennis kandnud ja siis Zara see Orchid Intense. See on see Victoria's Secreti Bombshelli tube. See on siuke hea floral, siuke cutesy. Et jah, need on need, mida ma nagu praegu välja tooks, mis on siuksed eredad tähed minu jaoks. Ja mis ma olen otsustanud vist maha müüa, on see Carolina Herrera Good Girl Blush. Kuidagi ma üldse viimasel ajal teda ei kanna enam. Mitte, et ta oleks halb, aga lihtsalt ma ei haara teda. Et selle mõttes ma panen müüki. Okei, lõhnaminutid on läbi, ma teen oma meiki edasi. No nii, ma saingi ennast valmis ja jõuan äkki isegi podcasti episoodi valmis teha, mis oleks väga hea. Siis ma saan ta kas või panna alla laadima või äkki juba jõuan isegi üles laadima panna. No vaatame, kuhu maani ma omadega jõuan, aga väga hea, et ma saan sellega juba praegu algust teha. Nii kaua, kui mul see podcasti episood alla läheb, siis saan natuke rõdul istuda, nautida. Mõnus päikseline ilm, ainult et ikka jube külm. Mõtlesin nagu Sione Red Bulli tegelikult äkki isegi jooks. Sest ma praegu tõesti nagu ma elan, ma ei tea, kuidas ma elan. Nagu selles suhtes, et mul on iga öö natuke liiga vähe unetunde. Ja ongi kofeiin on praegu kuidagi mind päästnud, aga mulle see mõte ei meeldi, kes on mind juba pikemat aega jälginud, siis te teate seda, et ma ei ole tahtnud tegelikult olla kofeiinisõltlane. Ja ma ei ole nagu kohati isegi teadlikult seda kohvi joomist endal sisse harjutanud. Kunagi mulle ei maitsenud see kohvi maitse ka ja siiamaani tugev kohvi maitse mulle ei meeldi, et ma võin neid lattesid juua ja tavaliselt mulle meeldib jäälatte, sest siis seal on veel õrnemalt see kohvi maitse. Aga et ma ei ole tahtnud seda tegelikult, et ma iga päev nagu pean hommikul selle kofeiinilaksu saama, et muidu ma ei funktsioneeri. Ja ma kindlasti endiselt ei taha sinna poole suunduda, aga praegu nagu ma tunnen ennast natuke nagu inimvari. Okei, nagu vare. Inimvari. No vare vist ikka. Et okei, ma olen veits dramaatiline praegu, aga tõesti nagu mul on veits siuke tunne, et nagu laske mind kuskile basseini äärde lamama ja akusid laadima. Vaatab, ma tahaks tegelikult mais minna Türki, aga mul ei ole kellegagi minna, inimesed käivad tööl. Ja nagu ma saan minna oma viimase hetke reisiga, aga mul ikkagi enamus sõbrannad töötavad niimoodi ilusti 9-5 ja et siis on natuke raske seda reisikaaslast leida. Ja Katriin ka just käis üksinda reisil, muidu meil oli tema käimine aasta mais, oli väga tore, käisime Kreetal. Aga Katriin just käis, nii et ma ei tea, vaevalt, et ta nüüd kohe uuesti tahab minna. Aga ma saan taga varsti kokku, nii et eks ma uurin siis, mis ta mõtleb. Sest et mul kuluks küll üks kohe nagu siuke keskkonnavaheldus ja puhkus ära peale seda maratoni, mis siin toimunud on. Ja ma ütlen teile praegu ära, et suvel ma seda asja ei tee. Nagu 100% kindlalt ma ei tee suvel mingit, mis iganes selle nimi isegi oleks, ma ei tea.
kui midagi, siis võib-olla natuke mingi intensiivsem vlogimisperiood lihtsalt, kui mul on nagu toimumas midagi, et võib-olla nagu mingi 2 vlogi nädalas või ma ei tea, aga praegu ma ei oska veel sellist plaani teha, aga seda ma ütlen teile kindlalt, et iga päev vlogimist suvel ei tule. Sest see on tegelikult nagu meeletu tempo lihtsalt, mis mul on peal olnud. Ma ei tea, kuidas ma selle detsembris nii kenasti üle elasin. Ma tõesti ei tea. Disainisime, kõik värvid, paberid valisime ise. Vaada. Kohe kleepsud. Ja tegelikult peab meie tegema, kui ma peame kõik küsida, et me peame nagu need panema kuhu. Võib panna, aga ei pea. Ma olin nii elevil, et kui ma jõuan koju, ma hakkan tegema endale sparglisuppi, sellepärast et ma sain sparglit hea hinnaga ja ma ostin kohe need 2 pakki. Mul on sellest eraldi YouTube'i video. See oli nagu meeli ülendavalt hea supp ja igatahes selle jaoks oli vaja kanapuljongit. Ma haarasin poest kuidagi kiiruga kanapuljongi, aga tai moodi. Ja ma ei tea, sinna see tai nagu maitse, ma kardan, ma ei tea, ma ei ole seda vist varem söönud, ma ei tea täpselt, milline see on, aga mul on selline tunne, et see ei sobitu sinna. Mis ma nüüd siis teen? Ja ma käisin täna poes ja ma oleks võinud seda osta ju, kui ma oleks teadnud, et mul on vale. Kas ma lihtsalt ikkagi kasutan seda, aga see on mingisuguste vürtsidega, ma siis arvan, või nagu oh my god, ma ei tea. Ja siis, kuna mul jäi eilsest veel alles seda serrano sinki, siis issand jumal, kui palju see kerkinud on. Võtsin taigna välja. 2 lehte. Ja ta on nagu nii palju kerkinud, igatahes ma teen uuesti neid samu saiakesi, mis ma eile tegin, mul on veel basiilikut alles, ma ostsin natuke mozzarellat juurde, ühesõnaga see tuli väga hea kõik, nii et mõtlesin, et supi kõrval on hea süüa, aga ma tõesti ei tea, mida ma selle kanapuljongiga praegu teen. Ma käisin siiski ja ostsin selle õige puljongi ja see supp tuli ime hea. No nii, mul jäi eilne vlog lõpetamata, nii et seda teen täna ja siin lõpus loosin välja siis nii selle Idol Power parfüümi, mis on minupoolne kingitus teile, kui ka siis Medironi video alt loosime ka ühe võitja, kes saab endale siis korraliku puhastuskomplekti. Ehk siis võtame jälle meie vana hea random number generatori välja, alates video 12 kuni video 18. Ehk siis praegu loosime välja siis selle Lancome'i Idol Power lõhna. See tuleb meil number 16 video alt, 86 kommentaari, 79 kommentaar ja Grete on võitnud siis endale Lancome'i Idol Power lõhna. Panen Grete kasutajanime siia, Instagrami kasutajate kommentaaris ei ole maininud ja palju õnne võidu puhul. Ja nüüd siis võtame lahti Medironi video. 164 on võidu kommentaar ja Kätlin on võitnud siis selle Medironi auhinna. Kätliniga proovin ka ühendust saada. Ei ole siin kommentaaris küll Instat märgitud, aga küll saame. Siiamaani olen õnneks kõikide võitjatega ühendust saanud ja kõik võidud on teele pandud. Te küll tihtipeale ei anna mulle üldse teada, kas te olete ka kätte saanud oma võidud, aga ma siis oletan, et olete, kui te mulle midagi ei kirjuta. Igal juhul siis teate, et ma olen teele pannud. Ja meil on siia lõppu jäänud veel üks auhind. See läheb siis tegelikult loosi
3 video kommentaaride peale või selles suhtes, et meil on 3 videot koos selle praegusega jäänud, sest et ütlen ka siin kohe ära, homme videot ei tule, mul on täna olnud selline enda kogumise päev, et lihtsalt mingisugused tööasjad on natuke kuhjunud ja tervis vajab natuke turgutamist, nii et ühe SOS päeva ma võtan endale välja, see on teie jaoks siis homme, et siis teate, homme videot ei tule. Aga sealt edasi on meil jäänud veel 2 päeva. Ehk siis võiduvõimalus on päris suur, kui sa nüüd siin nii selle video kui 2 järgneva video alla jätad kommentaari, on võimalus võita siis endale kast originaal Red Bulli ja see ei ole veel kõik. Et koos sellega annan ka ära siis selle kevadise Red Bulli maitse PR paki. Ma näitan korra, mis siin sees ka on. Siin on siis nii originaal Red Bull kui ka kevadine see lilla maitse ja siis on siin veel lendav taldrik, kuigi ta ei ole päris taldrik, selline ketas. See on siis võimalik kellelgi endale võita. Nii et paneme veel need viimased 3 päeva siin korralikult hagu, ikka ootan teie kommentaare. Ma arvan, et ma olen suurem osa enamuse nendest läbi lugenud, et minul nad jooksevad nagu kokku ühte kohta kõik, et ma ei pea erinevate videote all käima vaatamas, vaid kohe, kui tuleb mingi uus kommentaar, siis YouTube'i see stuudio äpp mulle seda näitab. Võib-olla päris kõiki ei ole üksipulgi läbi vaadanud, aga ma tahaks kindlasti võtta veel kokku kõikide videote peale mingid head küsimused ka kuskile siia lõppu, kas mitte homsesse, vaid siis ülehomsesse videosse või viimasesse videosse. Et kui sul on midagi jäänud veel kripeldama, millele ma ei ole Springmassi jooksul vastanud, siis sa võid selle ka siia video alla panna ja ma siit saan ka siis neid ekstra nagu koguda. Ja suur aitäh, et sa vaatasid. Suur aitäh kõigile kommenteerijatele, see tuli imelikult. Ja kohe varsti ongi läbi. Okei, aga homme me siis ei näe, näeme ülehomme. Tšau!